Ema läks päeval, võttis Anne kaasa, et sõidavad Sauele. Ema oli kodust ära, isa ütleb, et läheme sinna torni alla varju, tead. Vaata, see oli niisugune keertrepp suurkivist ja sinna alla pogesime. Siis, kui me sinna torni alla saime ja saime selle ukse kuidagi kinni tõmmatud ja kökitasime seal ja üks kõmm teise järgi, viu, tead, see on kohutav. Isa ütleb mulle nii, et tee suu lahti, et tead, et su kõrvatrummid ei kannata seda välja. Mina teen suu lahti, tead, krohvisodi tuleb sealt ülevat, kivide vahet suu. Vett ka suud, et ei ole, et suud loputada või midagi. Läksid ära, eks ole, siis anti lõpuhäire. Ja inimesed hakkasid ju siis kõik, kus põles igaüks, kes tassis mööbleid välja, kes linn oli kohutas paanikas ja suits ja hais. Ja see kõige hullem oli see, et lumi sulas ja see lumesula ja see põleva linna hais, see oli nii kohutav. Ja andesta meile me vead. Siis, kui see augustikuuks juhtus, siis mina olin koos klassiga Soomes tööl suvevaheaegas. Me saime sellest teada minust küll kindlasti järgmine hommik, sest just vist töös hakkas peale. Ja siis nagu, kindlasti me ei tabanud nagu asja kogu tõsidust ja mõnes mõttes me olime säästatud ka võib-olla enamusest närvikulust. Selles mõttes, et kui sa oled nagu kaugemal, siis sa ei taju nagu nii seda pinget ja ilmselt ka hirmu on, kui kõik ootasid need tankide tulekut Tallinnasse. Aga selles mõttes, et meil oli jälle väga niisugune isoleeritud ja ära lõigatud tunne. Paps rääkis seda, et kui see jama hakkas on ju, siis vanaisa oli talle vormistanud Soome viisa, et juhul kui asi läheb iga väga jamaks, et ta saab siis ka ära Soome sõita. Mille palveks ma sean, et looja hoiaks Maarjamaad. Estonia has been independent for 22 years. It's horrible to think how many persons, our people, our relatives, our ancestors had to mourn at the same time. When making this movie, it made us think how the trauma hasn't still gone away. There has been so many generations, but still we feel a little frightened every time Russia mentions the Baltic countries. We don't know when the fear will end. We feel how it inheritates with parenting on and on. It seems that the wounds never heal, they scar. The worst thing is that there are so many countries still going through all this. We can only hope that one day there will be a peaceful world without war.